Ja nüüd liigume minu lemmik pakkide juurde ehk siis Maria advendikalender. Kui midagi muud ei ole, ma võin seda juua. Nii mõnus, et mul on raske rääkida. Solveig Jõgisoo teeb siis mulle pühade meiki. Nii hea, oh my god. Räägime mu meigikoolitusest. See mummi on 22 aastat vana või? Tere tulemast sellesse vlogi. Käes on 9. detsember ja ma olen kodus tagasi. Ja see reis oli täpselt õige pikkusega, et see oli selline mõnus keskkonnavaheldus, aga nüüd ma tunnen, et mul on nii hea meel jälle kodus tagasi olla. Tänaseks ma ei pannudki endale äratust, aga siiski mingit megapikka und ei olnud ja võib-olla ma lootsin, et ma ärkan üles nagu täielikult puhanu ja värskena, aga seda siiski ei juhtunud, et ma olen nagu natukene siukene pooletoobine veel täna mul tunne. Et mingi 7 tundi ma sain magada, mis on parem kui eelnevad ööd. Aga selleks vist läheb natuke veel aega, et ma oleksin täielikult puhanud ja võib-olla selle vlogmassi jooksus ei olegi võimalik, ma ei tea. Aga ma alustasin oma hommikut korraliku pesu ja niisutusega, sellepärast et selle reisimisega ja nende lendudega, nahk oli lihtsalt nii kuivaks tõmmanud ja juuksed ka, mu juuksed oli nagu täiesti heinad ja jällegi nende taastamiseks läheb ka natuke rohkem kui üks pesu, aga ma tegin Magrada seda Barberi juuksemaski, siis kui ma juukseid kovatsin, siis ma panin samal ajal endale näomaski, et kuidagi niisutada ja praegu ka korralik kreemikiht on peal, et täna õhtul ma lähen meigimodelliks ja sellepärast veel eriti mul oli tunne, et ma pean tänasega nagu saama selle naha nii heaks, kui üldse võimalik on. Nii et ma olen teinud kõik endast oleneva ja ega mul siin kodus väga midagi süüa praegu ei ole, nii et hommikuks tegin ühe kiire munapudru ja tegelikult täna peangi minema pakkidele järgi, mis vahepeal olid tulnud. Ja ühtlasi siis ma saangi ka poes käia, toiduvarusid täiendada ja hommik on alanud üsna töiselt, lisaks kõigil sellele niisutuskuurile, mis ma siin teinud olen, siis mingid kohustused vajavad siiski täitmist peale nüüd seda mõnusat reisi. Ehk siis olen siin erinevate podcasti ja muude tööasjadega tegelenud, aga meil on ju advendikalendrid vaja avada. Võtame kõigepealt selle Douglase oma. Siit, nagu ma ka enne mainisin, siis ma tegelikult koostöö raames mõned uksed avasin ja need olidki reisil olemise uksed. Ja midagi ma näitasin teile enne reisile minekut ja midagi ma siis saan nüüd näidata. Nii, 7. ma ei näidanud teile. See oli see Sol de Janeiro Bum Bum Cream mini. Mul kusjuures ei ole seda kunagi olnud, nii et väga nunnu pisike mini suurus. Ja siis 8. ma ei ole avanud veel. Nii et selle teeme nüüd lahti. See on siuke pikliku muks. Selline. Lift Pro Collagen Anti-Wrinkle Deep Huffing Eye Care. Deep Huffing. Seda mul on praegu vaja. Okei. Huvitav. Ja täna on meil siis 9. See on siukene pisemaken siin. Nii. Strong Repair Nail and Cuticle Scrub. Ma ei teadnud isegi, et küünenahkadele tehakse eraldi kooriat, aga seda on praegusel aastajal vaja küll. Väga põnev. Nii, siis ongi sellega done. Ja nüüd liigume minu lemmik pakkide juurde ehk siis Maria advendikalender ja mul on ju 2 tükki täna avada. 5. ma avasin juba enne reisile minekut, aga mul on siin siis 7. siuke raskem ja 9. See 7. selle kaalu järgi ma pakuksin, et see on küünal. Ei olegi. See on hoopis Tree Hutti Sugar Scrub. Kusjuures mul praegu üks on ka duši all, aga see vist ei ole see Peach Sorbet. Need on ette kõige lemmikumad, need kehakooriad. Ta nendest on nii palju rääkinud ja tal on kodus nagu mingisugune, ma ei tea, mis varud neid erinevaid lõhnasid, aga nuusutame seda.
Ja mulle ka see meeldib. Ta ei jäta kuidagi nagu nahka mingisuguse kihi alla või kuidagi siuke mõnus koorja. See lõhnab nagu Bellini. Äkki sellepärast Maria võttiski. Võt seda ma nüüd ei tea. Aga virsiku lõhnalised asjad on väga head. Ja Bellini mulle väga maitseb, mis ongi siis Prosecco ja virsiku mahl. Ma ei tea täpselt, kas ta võttis sellepärast, aga ta teab küll, et mulle Bellini meeldib ja me oleme koos ka Bellinit joonud. Nii et võib olla. Igatahes kehakoorijad fake tanniga ikkagi kuluvad alati ära. Ja nüüd meil on siin selline väike nunnu pakikene. Mul ei ole õrna emagi, mis siin on. Kas see on nagu siuke mõnus mudimispall või? Ma nüüd mõtlen, et kas ma olen Mariale öelnud, et kunagi mul väiksena olid need ja mulle meeldivad nagu siuksed mingid kummised mudimisasjad. Või siis ta lihtsalt vaatas, et see on nunnu ja roosa. Ma ei mäleta, kas me oleme sellest rääkinud temaga, aga see on nunnu küll. Vaata siis, kui ma olen siin stressis, on ju, arvuti ei tee koostööd või mis iganes. Siis võtan selle ja pigistan. Stressipall. Mõnus. Ja siis meil on Red Bulli kalender, kust ma arvan, et ma pean midagi täna jooma ka. Nagu mõnus, mul on lihtsalt näkku kirjutatud, et ma olen väsinud. No ma õhtuks kuidagi värskeks saada. Nii, aga hakkame seda Red Bulli kalendrit siis avama. 5. Oh my god! 5. on mu kõige lemmikum kollane Red Bull. Kas kellegi lemmik on veel kollane? Ma ei kuule väga tihti seda, et keegi ütleks, et neile meeldib kollane Red Bull. Aga minu arust see on nii hea värskendav. Siis 6. Watermelon. See on niuke, kui midagi muud ei ole, ma võin seda juua. Aga ta on minu jaoks natuke nagu selle liialt, miks ma tahan öelda tehnilise? Tehisliku maitsega. Nii, 7. Sugar free. Jällegi, seda ma ise tavaliselt ei vali, sellepärast, et sellel ei ole minu jaoks seda kikki, mis suhkrul on. Et suhkru asendaja, see ei ole nagu mu kõige lemmiku. 8. Cactus fruit. See mulle väga meeldib. Ja siis tänane 9, mis on originaal. Isse nad on nii mõnusad külmad praegu. No mille ma siit võtan? Kollase. Kas see võib olla ornament? Ei ole. See on, oh my god, eelmine kord olid siis nagu küünlad ja see on siis nagu küünlajalg. Ja ka lipsuke, roosa lipsuke. Oh my god, ma räägin, selle aasta Christmas on täpselt selline roosa lipsukestega. Ja järgnevad klipid nüüd on siis sellest päevast, kui ma käisin vennaga filmimas ennem reisi ja seda osa vlogist toetab Peurer. Ehk siis mul on teile jagada mõned kingiideed. Ma tean, et iga aasta on see probleem, et mõndadele inimestele on lihtsalt nii raske kingitust teha. Ja selleks puhuks olen ma täna tulnud siia on-offi ja mul on mõned ideed, mida ma sinuga ka jagan. Kui sa tead kedagi, kes kurdab pidevalt selle üle, et kael ja õlad on nii pinges, siis see Peureri massaaži vidin on imehea selle jaoks. Ma just proovisin seda ja see reaalselt mudis niimoodi mu seda trapetsit, nagu päris inimese käed oleks mudinud, et vau lihtsalt. Nii et kui keegi seda kurdab sulle, siis selle mure sa saad selle Peureri massaažiseadmega lahendada. Ja kui pinges on rohkem piirkondi, siis sobib väga hästi selline Peureri massaažipadi, et selle saad asetada vastavalt vajadusele erinevatesse kohtadesse. Või kui sa tead kedagi sellist nagu mina, kellel on pimedal ajal raske ja motivatsioon kuidagi langeb, siis võib kuluda ära see Peureri päevavalguslamp. Seda ma olen juba teistel sisuloojatel näinud ka, et nad kasutavad ja ma olen täitsa
ise kaalunud selle ostmist, aga kingituse mõttena ka minu arust väga hea idee. Või äkki on su elus keegi, kelle jalad kogu aeg külmetavad, siis on hea idee minu arust selline jalgade soojendaja ja siin on siis 3 erinevat temperatuuriseadistust ja sobib nii väiksematele kui suurematele jalgadele. Ja kui ei külmeta ainult jalad ja üldse tahaks, et kogu aeg oleks siuke mõnus ja soe sossu olla, siis on hea kingi mõte see Beureri soojendusega pleed ja mind kohe hakkas huvitama, et kas seda pleedi ma saan nagu ilusti pesta ka ja vaatasin siit paki pealt, et tõesti ta on täiesti pesumasina kõlblik. Ja kui on oluline juuste tervis, siis päris põnev on selline seade nagu katkiste juuste otstel lõikur. See on juhtmevaba ja kogub siis need lõigatud juukseotsad ka siia kogurisse sisse, et ei ole mingisugust messi kodus ja päris hästi saab juuksurikuludelt kokku hoida. Mina valisin siis endale selle massaažipadja ja ma olen väga elevil, et seda kasutama hakata. Nii et teeme selle lahti. Ma olen varem ka massaažipatju näinud, aga mitte sellise nagu ilusa disainiga nagu see, et mulle meeldib, et sa saad ta lihtsalt diivanile ka jätta ja ta ei näe kuidagi nagu imelik või robustne välja. Et siuke ilus riidest padi. Paneme selle selja taha. Oh my god. Nagu ma just rääkisin, mul oli reisides. Nii mõnus, et mul on raske rääkida. Igatahes alaselg läks pikast kõndimisest valusaks. Ehk siis see, et seal praegu, ma ei tea, kas need on kuulid seal sees. Midagi seal igatahes liigub ja mudib neid lihaseid. See on nii mõnus. Aga miks ma just endale selle padja valisin ja miks ma arvan, et ta on ka hea kingi idee, on sellepärast, et sa saad seda kasutada mitmes eri kohas. Ongi, sa saad panna kas kaela alla, seljale, kas vastavalt ülaselga, alaselga rohkem, tuharale. Et sa saad asetada vastavalt enda siis pingetele selle sinna kohta ja ta näeb hea välja. Siin on siis see, kust lülitada sisse. Siit saad režiimi vahetada, 2 erinevat massaažirežiimi on ja siis siit saab siis tööle panna selle soojenduse režiimi. Mis veel on hea, et see kate on eemaldatav ja saab pessu panna, et siuke mõnus universaalne toode. Küll aga ma pean ütlema, et seal poes proovides seda kaela ja trapetsi mudijat ma olin täiesti šokeeritud, kui mõnus see oli. Ma ei olnud seda varem testinud ja see oli päriselt nagu inimese käed hästi nagu sügavuti mudiksid. See oli uskumatu ja mul on tunne, et mul on seda ka nüüd vaja. Nagu mõtle, sa istud õhtul, vaatad midagi Netflixist ja see asi lihtsalt mudib siin. Oh my god, või teed tööd. Ja siis see lihtsalt on sul seal appi kui mõnus. Ja kasutades koodi Beurer on-off e-poes saad siis -15% kõikidele massaaži toodetele. Nii et selles suhtes ka, kui sul veel ei ole kellelegi jõulukinkis, minu arust nii hea mõte ja võib-olla asi, mille peale nagu ise ei tule. Ehk siis selleks ma siin olen, et äkki mõne hea idee saan anda ja 15% soodukat on ka päris hea. Nii et on-offi e-poes Beurer on kood ja vaata valik üle, et seal on mingisuguseid tooteid veel, millest ma siin ei jõudnud rääkidagi. No nii, lähme käime pakkidel järgi, ma viin ära podcasti võidupakid, käin kiirelt poes ja siis ma pean kiirelt koju tulema, et ma jõuaksin õigeks ajaks meigimodelliks minna ja sellest ma räägin ka kohe varsti. Ma olen oma mega kiirelt poetiirult tagasi, ma sain pakid kätte. Praegu ma ei jõua midagi näidata, sest et nii kiire on, ma jõuan neid isegi lahti teha. Aga ühte nendest pakkidest ma ootasin väga ja see oli see, mille kohta ma ütlesin, et see oleks võinud jõuda enne reisi ja siis ta jõudis täpselt samal päeval, kui ma kodust lahkusin, aga okei. Igal juhul on mul nüüd kiire, ma ei tea, kas see on isegi lõuna või õhtusöök, aga ma tegin 1 muna ja 2 juustusaia airfryeris ja siis mul on 1 Activia
ma ei ole jõudnud oma uut airfryerit isegi üldse lahti teha ega lähemalt inspekteerida. Praegu on lihtsalt täiesti nagu selline orav rattas tunne, natuke hirmus. Ma pean kuidagi nagu ennast maandama ja rahunema, sest et mul ei ole üldse hea tunne sees praegu. Ja nagu kes tahab vaadata mind nagu mingi halva tundega ringi jooksmas on ju, nii et ma pean ise kuidagi nagu mingi tasakaalu leidma. Aga ma arvan, et praegu ongi see väsimus ja nagu kõik see uue linna avastamine, kõik see on nagu mõjunud niimoodi, et nüüd siin ma olen, kus ma olen nagu mingi oh my god. Aga ma söön ära ja siis ma pean juuksed korda tegema, siis ma saan rääkida, kuhu ma siis kohe minemas olen. Nii, ma vahetasin bluusi ära, ma ei ole veel lokke välja kamminud, ma just tegin need ja mul on veel mingi kübeke meiki näos, mina võtan maha, sest et ma lähen siis Clarence'i meigi masterclassi meigi modelliks ja Solveig Jõgisoo teeb siis mulle pühade meiki. Ma loodan, et ma ütlesin ta nime õigesti. Ja ma mõtlesin lihtsalt, et nagu vlogmassi jaoks oleks ka võib-olla põnev, et näha, kuidas keegi teine mulle meiki teeb. Kogu aeg te näete, kuidas ma endale ise teen. Aga et lihtsalt põnev näha. Ma küll ei usu, et ma seal kohapeal väga saan filmida. Ma pean olema lihtsalt ilusti istuma, on ju. Aga pärast siis näete seda tulemust. No nii, ma olen kodus, ma jõudsin teile väikest klippi oma meigist juba näidata, aga siin me näeme nüüd veel paremini, milline see meik Clarence'i toodetega tuli. Väga võõras minu jaoks. Esiteks punast huult, te teate, ma kannan väga harva. Põhi on selline loomulikum pigem ja silmad on siis sellised bronsid. Ma olen ise harjunud kasutama pigem jahedama tooniga punaseid huulepulkasid kui üldse punast on ju. Aga jumestaja arvas, et mulle sobiks paremini just selline soe punane toon. Nii et ma ei teagi ausalt, mis mulle siis päriselt sobib või ei sobi ja mis on üks asi on, mida sa eelistad. Teine asi on võib-olla, mis sulle sobib on ju. Aga te võite ka mulle teada anda, kuidas te arvate, et mulle selline jumestus sobib. Aga on ju teistmoodi. Igal juhul väga jõulune. Ja muide, ma võtsin välja oma üle-eelmisel aastal ostetud bluusi, mida ma eelmine aastal vist ei kandnudki, aga Very Christmasi. Ja ma olen võlgu mõned loosid. 3 loosi, kui nüüd täpsem olla. Ja ma olen nüüdseks võtnud kõikide võitjatega ühendust, nii et ma loodan, et ma saan kõigiga ühendust. Kõigil ei olnud Instagrami kasutaja pandud sinna, aga vaadake oma YouTube'i notification'id üle. Igaks juhuks, et ega seal ei ole minult mingisugust kirja, sõnumit teile tulnud. Või see ei ole sõnum, ma nagu vastan teie kommentaarina. Et kuskile see teade peaks teile tulema. YouTube'i äpis on siis üleval see kellukese ikoon, et seal all peaks ilmselt see teile ilmuma. Aga ma hõikan need korra siin ka välja, et juhul kui äkki see jõuab hoopis siit kaudu võitjate, nii et kõik oleks ka aus ja et te teate, et ma ikka päriselt need kingid välja ka annan. Ehk siis kõige esimese vlogmas video, esimene advendiloos. See kingipakk läks siis Laurale, kes on märkinud ka oma Instagrami kasutaja nime, aga panen igal juhul selle kommentaari siia ekraanile. Muide, Laura küsimusele ma küll ei vastanud. Kas ma peaksin seda nüüd tegema? Kus sa ennast näed 5 aasta pärast? Ma ei tea, see on nii hirmus küsimus. Ma just eelmine aasta vastasin mingile taolisele. Ei teata, ma ei julge midagi öelda. Teine loos oli Laternamatka kinkepiletite loos. Ja selle võidu kommentaari panen siia ekraanile. Siin nüüd Instagrami kasutajad ei olnud märgitud, aga loodan, et saan selle inimesega ühendust. Kui sa seda praegu vaatad, kirjuta mulle meilile. Sinu kommentaarile vastasin oma selle business maili aadressi, kuhu sa siis saad mulle kirjutada. Ja 3. oli siis teise advendiloos ja ma ei jõudnudki teile ennem ära näidata seda kingipakki, et mida te üldse võisite võita. Ma näitan ikkagi ära selle kingipaki, et lihtsalt kõik oleks aus, läbipaistev, kõik teaksid. Aga võidu kommentaari panen siia. Laura on selle loosi võitnud, nii et teistele
I'm sorry, te lihtsalt näete asju, mida keegi teine võitis. Kõigepealt siis selline Essence'i Jelly Grip Primer. Maybellini Vinyl Ink toonis Wicked, selline punane pühad toon. Garnieri Pimple Patchid. Maybellini City Bronzer. Maybellini Bubble Colossal ripsmedušš. Catrice'i, see on nii ilus. Ma olen mingi, oh my god, äkki ma ei annagi seda ära. Aga ei, ma ikka annan. Diamond Glaze Lip Gloss. No vaadake, okei, siit võib-olla polegi aru saada, aga no, nii ilus seda on. Siis alati kulub ära ikka üks mitselaarvesi, nii et Bio-Nike see mitselaarvesi ja Kirsiks tordil. Kylie Jenneri Cosmic 50 ml parfüüm. Juhu! Aga ma ütlen, need kõik kingipakid on pandud kokku nii, et nad oleksid võrdselt ägedad ja head. Nii et ärge üldse muretsega. Aga et ikkagi te oleksite edasi motiveeritud, siis vaatame üle, mida ma loosin välja järgmisel advendil ehk siis selle nädala pühapäeval. Siin on meil selline Lancome'i kingikarp, kus sees on Lancome'i kosmeetika kotikene ja nende kõige uuem parfüüm, mis on siis selline vanilline naiselik La Vie est Belle Vanille Nude 50 ml, siis Lancome'i selline läbipaistev lipgloss ja Lancome'i kreem põsepuna sellises korallikas roosakas toonis. Ja selleks, et osaleda loosis, siis lihtsalt ole aktiivne, kommenteeri videote alla, kas siis jäta küsimus, jäta lihtsalt kommentaar, räägi kaasa, piisab ka emojist, aga mul on alati hea meel lugeda teie tagasisidet ja kaasarääkimisi, et ma vaatan, mida video edasi, seda vaiksemaks te jääte, aga selles suhtes siis kahaneb ka võiduvõimalus, et see advendiloos toimub nii, et ma kõigepealt lasen Google'il öelda mulle suvalise numbri, mille põhjal ma siis valin selle video, kust alt ma hakkan vaatama. See video võib ka olla see, kus on ülivähe kommentaare, nii et selles mõttes muidugi võiduvõimalus on siis suurem nendel inimestel, kes on sinna ka oma kommentaari jätnud. Ja siis ma lasen talle öelda uue numbri ja siis ma loen ükshaaval neid kommentaare vastavalt, mis numbri ta mulle ütleb. Ehk siis see on täiesti nagu random. Et siis jah, selline on järgmise advendi loosipakk, aga nagu ma olen öelnud, mul ei ole ainult advendiloosid, mul on siin veel teile mitmeid üllatusi ja nagu mitmeid. Aga nüüd ma panen midagi kodusemat selga ja siis ma hakkan suppi tegema. Ma olen täiesti inspireeritud sellest läätsesupist, mille Laura võttis Viinis seal ühes toidukohas. See oli nii hea ja ma mõtlesin kohe, et ma pean kodus läätsesuppi tegema, et ma olen ammu teinud. Nii et täna teeme läätsesuppi. Ja muide, ma rahunesin vahepeal maha ka viimane klipp enne seda, kui ma läksin välja meigimodelliks. Ma olin väga anxious, ärevuses ja siis, et ma istusin 1,5 tundi, isegi vist natuke rohkem, umbes 1,5 tundi seal meigitoolis, olin vait ja lihtsalt kuulasin, mida räägiti. See oli natuke nagu selline meditatiivne mu jaoks, nii et ma rahunesin. Ma olen varem teinud läätsesuppi ja praegu mul ei tule meelde, kuidas ma seda varem teinud olen. Ma arvan, et ma olen lihtsalt nagu lõikunud köögiviljad, lisanud need läätsed ja siis ta on olnud nagu siuke köögivilja läätsesupp kuubikute ja tükikestega. Aga mul on praegu nagu mingi selline visioon, et ma tahaksin, et see oleks nagu rohkem püreesem, aga mitte täiesti püreesupp. Et ma tahan, et need läätsed oleksid ikkagi nagu selle nagu läätse konsistentsiga, aga ülejäänu kõik oleks nagu püree. Mis raskendab veits mu enda elu. Ma mõtlen, kuidas ma nagu seda siis tegema peaksin, aga ma arvan, et ma siis keedan lihtsalt eraldi köögiviljad. Mul on siin porgandid, sibul, kartulid, küüslauk ja mul on veel alles seda magusat paprikat, ehk siis ma lisan selle ka. Ja siis muidugi Star on need läätsed.
ehk siis kõik peale läätseda ma arvan, et ma panen potti. Kõigepealt ma näen, et kui on nagu professionaalsem retsept või no ma ei tea, ma olen viimasel ajal sellest aru saanud, siis tehakse niimoodi, et kõigepealt pannakse potti mingi kogus võid ja siis lihtsalt need toored köögiviljad sinna. Ja siis sa kõigepealt jah nagu veits aega nii-öelda nagu praed kinda poti põhjas neid asju selle võiga. Ja siis sa lisad sinna puljongi või vee ja puljongi kuubiku. Ja siis ma ilmselt hiljem kallan siis selle vedeliku teise potti ja lisan sinna läätsed ja siis püreestan need köögiviljad ära ja lisan siis, nojah, ja ühesõnaga siis panen need kõik kuidagi kokku. Aga ma vaatan praegu Karini vlogmassit, nii et teile ma panen kas muusikaga selle supi tegemise või voiceoveriga, ma ei tea, eks vaatame. Supp on valmis, teeme kohe testi. Ma olin väga produktiivne samal ajal, kui need köögiviljad podisesid, need läätsed valmisid. Ma pakkisin lahti oma kohvri. Ja üldse mul oli esikus siuke tohuvapohu mingid pakid, mida ma olen pakiautomaadist toonud. Papp, mis läheb ära viskamisele, siis see kohver, jalanõud. Ma olin lihtsalt mingi igatahes nüüd on see korras. Supp näeb päris okei. Niimoodi ta ei näe isoratav välja. Aga, okei, ta ei näe niimoodi isoratav välja. Aga minu silmale, ta tundub väga hea, ees ma tegin ühe juustusaiaga fritüüris. Nii hea, oh my god. Oh my god, oh my god. Kui kreemine. Kui hea maitsega. Ma peaaegu šokis. Ja see, et ma panin siia natukene seda, mis asi, punase karri pastat. See on siia andnud siukse natuke mõnusa vürtsikuse, aga mitte liiga palju. Ja õnneks ma ei läinud soolaga liiale, nii et ei ole nagu üleliia soolane ja nagu see kõik see maitseainete kooslus ja see I love it. No nii, õhtusöök on söödud, ma võtsin meigi maha ja tulin siia küsimustele vastama. Ja ühte teemat adresseerima. Selle kohta on ka tegelikult küsimusi tulnud. Räägime mu meigikoolitusest. See on teema, mille osas ma olen iseendaga maadelnud väga kaua ja väga palju. Ja ma räägin teiega täiesti nii, nagu ma räägiks praegu sõbrannaga. Et ma lihtsalt nagu ütlen kõik oma mõtted välja. Ma tunnen, et ma olen vahepeal iseenda kõige suurem vaenlane. Sellega, et mul on väga kõrged ootused endale, mul on kõrged sihid ja siis vahel ma luban ennast üle. Ja kogu selle meigikoolituse saagaga, kui seda nii võib nimetada, olen ma kindlasti õppinud seda, et ära luba mitte midagi ennem, kui sa saad 100% kindlalt seda lubada. Ehk siis sellest meigikoolitusest olen ma rääkinud liiga pikalt juba, liiga pikalt. Ja see on tegelikult ammu filmitud, see on kevadel valmis filmitud. Ma räägin siis online meigikoolitusest, mida ma tahan välja anda, kes ei ole kursis. See on kevadel filmitud, see on aja jooksul juba ka monteeritud ja lihtsalt nagu mingid viimased sammud, mis on vaja teha, mida ma ei ole jõudnud ära teha. Ja siis mingi hetk ma olin kindel, et ei, ma pean selle 2025 aasta numbri sees välja saama ja
ju see siis peab detsember olema, et nagu mul ei ole rohkem aega, et detsembris annan selle välja. Ja siis läks see november nii vuhinal mööda, nagu nii töölainel, kui üldse olla saab, kogu need podcasti ettevalmistused, et need oleks detsembriks olemas ja et mul oleks üldse nagu võimalikult palju tehtud, et ma saaks pühenduda Vlogmassile. Ja igal juhul nüüd me oleme siin detsembris, ma tunnen, et ma olen ikkagi nagu orav rattas ja mul füüsiliselt lihtsalt ei ole aega, et pühenduda selle meigikoolituse väljaandmisele. Mul on seal natukene mingi kirjalikke materjale, mis vajavad veel tegemist, nagu siuke mingi viimistlus ja kuigi ma vist isegi valisin platvormi välja, kuhu ma selle üles panen, aga nagu see kõik vajab nagu mingid final touch'e ja nagu viimast mingit katsetamist ja asja ja nagu ma ei taha seda kuidagi uisapäisa välja anda. Ja kuigi äriliselt mul oleks lihtsalt nagu nii tark see anda välja detsembris, sellepärast et ma teen ka füüsilised kinkekaardid, see oleks ideaalne jõulukingitus kellelegi. Aga ma lihtsalt tean, et ma olen täiesti lolliks ära, kui ma veel nagu selle ülesande võtan enda õlule praegu, sest et ma olen juba praegu nagu veits siuke kuskil piiri peal. Ehk siis lihtsalt nagu ma ei suuda praegu mingit lisaasja võtta ja mul on nagu nii piinlik, et ma olen sellest nii pikalt rääkinud ja et ma olen seda lubanud, et ma ei taha mitte kunagi olla see vend, kes räägib ja lubab ja ei tee. Ja seda mitte ainult nagu sellises võtmes, vaid ka oma eraelus, oma sõbrannadega. Ma ei taha mitte kunagi olla see, kes on mingi peaks reisile minema ja siis see on lihtsalt mingi jutt näiteks. Et see on lihtsalt suvaline näide, aga kui ma ütlen mõnele oma sõbranna, et ma tahaksin sinuga reisile minna, siis ma ka seda mõtlen. Ja üldse kõikide asjadega, mida ma oma suust välja ütlen, ma mõtlen neid ja ma ei taha olla lihtsalt mingi jutuvend. Ja kindlasti ka tööalaselt ja praegu ma tunnen, et ma olen jutuvend, sest ma olen seda nii pikalt lubanud ja see ei ole tulnud. Et mul on ülihalb tunne selle pärast, aga ma sain nagu enne seda reisi sain aru, et Kaisa, sa põled läbi, kui sa üritad seda detsembris välja anda, et see on asi, mida viimasel ajal endale ütlen lihtsalt, et keegi ei sure ära, kui sa ei tule detsembris välja. Õnneks tõesti keegi ei sure ära. Et lihtsalt võib olla pettumus ja mul on väga kurb valmistada pettumust inimestele ja ma kunagi ei taha seda. Aga ma tean, et ma ei suuda lihtsalt seda sellisel moel ja sellisel kuidagi sellisel kujul välja anda detsembris, nagu ma päriselt tahaksin. Et see oleks kuidagi natuke üle jala on see väljendus igatahes. Ja seda ma ei taha. Ehk siis ta tuleb millalgi uuel aastal ja ma ei hakka praegu midagi täpsemalt ütlema, sest ma lihtsalt ei julge enam. Et üldse mul on tegelikult nagu nii palju mõtteid, ambitsioone, eesmärke, asju, mida ma tahan teha, üritusi, mida ma tahan korraldada, lisaprojekte, mida ma tahan teha. Ja vahel ma tunnegi, et see on nii halb asi, et mul on nii palju, mida ma tahan ära teha, sellepärast, et siis tuleb ka see hetk, kus ma saan aru, et ma seda kõike korraga ei saa ja ma pean hakkama nagu kuskilt otsast pihta ja vaikselt minema. Ma olen väga kannatamatu inimene ja mulle ei meeldi vaikselt asju teha, aga kahjuks elu on selline. Nii et see oli minu meigikoolituse vastus. Siis täiesti random asi, mida mitte keegi ei küsinud ka, aga ma lihtsalt nagu mõtlesin, et ma ütlen täiesti teine teema. Me nüüd nagu jätame selle meigikoolituse ja selle teema sinna. Kui keegi mõtles, mis parfüümi ma endaga Viini kaasa võtsin, siis see oli see, mille ma ostsin kevadel Oslost. Kajali The Wedding mida? The Wedding Silk Santal 36. Selle võtsin kaasa. See on siuke veits sobib nagu talvesse, nagu natuke spicy, mingi vanill ja see on nagu hea lõhn, aga üldse ei püsinud. Mitte ükski päev ma ei tundnud enda lõhna ja Laura ka ei tundnud. Et nagu täitsa mõttetu. Siis Viini koha pealt veel. Mul on vaja see kuuseehe veel riputada, aga sellel on vaja see pael külge panna ja ma ei viitsi sellega täna tegeleda, nii et seda teeme mõni muu päev. Viini kohta oli lihtsalt, mis ma veel tahtsin öelda, et tegelikult oleks tahtnud teha ka uisutama jõuda ka seal. Aga kuidagi nagu ei olnud seda head hetke selle jaoks ja siis tegelikult tahtsime ka kunstimuuseumisse minna ja vist isegi mainisime kuskil seda. Aga
need päevad läksid nii kiiresti mööda, et lihtsalt ei jõudnud. Et kuna tegelikult Viin oli lihtsalt nii ilus linn, siis ma võiks sinna täiesti vabalt nagu veel minna mingisugusel muul aasta ajal. Et kevadel või siis, kui lennujaama poole sõitsime tagasi tulles, siis taksojuht ütles, et kõige parem aeg on, mis ta ütles, mai ja juuni vist külastamiseks, et muidu juba läheb liiga kuumaks. Et siis on roheline, ilus, soe, mõnus, et see kõlas küll hästi ja siis jõuaks kindlasti nagu rohkem mingeid muid asju teha ka, et praegu need jõuluturud ja kogu see jõuluteema oli nii fookuses. Nii, aku sai vahepeal tühjaks, aga panin uue sisse. Mõtlesin, et vastan mõndadele jõuluküsimustele ka ja mis ma veel tahtsin öelda, kui sa oled midagi küsinud ja ma ei ole vastanud, siis sa võid uuesti küsida, et praegu on küll nii, et ma ilmselt ei ole päris kõiki kommentaare jõudnud lugeda. Ja noh, kuna ma vastan ikkagi pigem nagu vähematele küsimustele, siis jah, võib uuesti ka panna. Aga täna tuli mulle Instagrami üks küsimus. Millised on sinu kõige esimesed jõulud, mida mäletad? Mul on mingisugused siuksed väiksed mälupildid ühtedest jõuludest, kus ma arvan, et ma äkki veel ei käinud koolis. Olingi mingi 6 äkki. Ja ma mäletan, et meil oli kuusk ja ma sain kingituseks mängu fotoaparaadi, kus kui sa vaatasid sinna nagu avasse, et nagu pilti teha, siis kui sa vajutasid nuppu, siis seal jooksid mingid erinevate dinosauruste pildid. Mingi kullast värvi siukene nagu mängu digifotokas. Ja siis samadel jõuludel ma sain teise kingituse, mis on mul siiamaani olemas. Ja kas ma saan öelda nagu igapäevases kasutuses, ma ei tea. Kind of fun igatahes. Ma sain mõmmi. Ma ei hakka teda näitama praegu, ta on ikka räsitud. Aga ma sain endale nagu pehme kaisukaru. Mõmmik on ta nimi. Ta on siuke väikene topikene seljas, kus on 2 mesimummu peal. Ja see mõmmi on siiamaani enamus öödel mul kaisus. Nüüd küll ta täidab tegelikult nagu lihtsalt siukse lisapadja funktsiooni. Aga ta on nagu täpselt hea suurusega, et kui ma olen kõhuli või külili, et siis nagu midagi siia nagu kaenla alla. Issand oota, aga ma olin 6 siis. See mõmmi on 22 aastat vana või? Ehk siis ma mäletan neid kingitusi. Mulle väga meeldisid need kingitused ja no enne seda ma küll midagi ei mäleta. Kui siis? Nüüd ma ei tea, kas see võis see sama aasta olla. Äkki oli aasta varem. Mu vanaema töötas RMK-s ja RMK kunagi korraldas siis töötajate lastele päris ägedaid jõulupidusid. Ja mina sain siis vanaema sinna töötajate laste jõulupeole minna, kuigi ma olin lapselaps, aga ma sain ikkagi sinna minna. Ja see oli 1 aasta Hagadi mõisas ja see oli nagu midagi maagilist. Siiamaani, kui ma mõtlen sellele, mul on selline tunne, nagu ma oleksingi päriselt käinud nagu jõuluvana, ma ei tea, maailmas või nagu Lapimaal põhimõtteliselt, aga et see oligi nagu mingisugune jõuluvõlumaa. Seal oligi jõuluvana, seal oli jõulumemm, kes, võt nüüd ma ei tea, kuidas see siis nagu päriselt täpselt oli, aga mul on meeles selline mälupilt, et tehti nagu mingisugune luuk kuskilt lahti. Noh, nagu vanades majades on see keldriluuk on mingi köögis, on ju. Ja a la nagu kuskil köögis või söögiruumis tehti siuke luuk lahti ja see memmeke, jõulumemm, küpsetas seal piparkooke. Ja tal oligi nagu mingi punane kleit ja valge siuke suur põll ees ja nagu see oli kuidagi kõik nii muinasjutuline ja seal tuligi piparkoogi lõhna ja see oli nagu nii päris ja siis hobustega ja saaniga käisime sõitmas ja mingisugune aardejaht oli seal metsas, mul oli siuke nagu aardejahi kaart ja me nägime jänese jälgesid ja
midagi me seal meisterdasime, nagu see oli kõik nagu nii maagiline. Nüüd, kui ma sellest praegu räägin, ilmselt see ei kõla maagilisena, aga too hetk ma arvan, et ma uskusingi, et see oligi jõulumemm, see oligi jõuluvana, ma olingi kuskil nagu salajasel maal, kus päkapikud kuskil, päkapikke küll ei näinud, aga et nad seal ka kuskil töötavad ja pakivad kingitusi. Et see võis tegelikult olla isegi veel varem, aasta varem võib-olla sellest mõmmi ja fotoka mälestusest. Täna just mõtlesin vanaema peale ka, et ma nii igatsen teda. Vist keegi küsis ka, kuigi eelmine aasta rääkisin, nii et ma nagu pikalt sellele ei peatu, et kuidas minu jõululaupäev traditsiooniliselt välja näeb. Sellest ma olen rääkinud aga kiirelt, siis kes ei tea, kes on uuem võib-olla, siis ma veedan selle alati oma lähedase perega. Meil ükseid mingid suuri suguvõsa jõule ei ole, et mina oma väikse perega, ema, isa, vennad ja õde. Et ma lähen siis külla ja siis teeme tavaliselt piparkooke. Suurem osa tööst teeme mina ja emme, aga lapsed on ka seal juures. Ja siis mina lähen, nüüd on jälle see koht, kus ma ütlen lastega, aga nad tegelikult nagu Eena kohta saab öelda laps, aga teised on juba suht suured mehed. Et ta on jälle 16 ja Kristjan 22. Et igatahes siis ma lähen vendade ja õega Raekoja platsi jõuluturule, võtame kröögi, vaatame kuuske, käime vaateplatvormil ja siis vaikselt liigume kodu poole tagasi, siis on söök valmis saanud ja vahepeal on päkapikud käinud, kes on kuuse alla kingitused pannud. Siis me sööme. Keegi küsis, et milline näeb välja meie jõululaud, et kuna taimetoitlaste pere, aga tegelikult seal mingit suurt erinevust ei olegi, et ikka sööme hapukapsast, ikka sööme ahjukartulit, siis mu pere teeb ahjus veel nagu selliseid peedilaaste ja kaalikalaaste maitseainetega. Siis on peedisalat tihti meil ka laual, riivitud peet ja hakitud kapsas ja majonees vist. Emps paneb sinna, kunagi pani hapukord, minust nüüd paneb majoneesi ja till. Et siuke salat ja siis me sööme taimseid viinereid viimastel aastatel, kuigi kunagi neid ei söönud. Et siis, siis on veel kas hapukurk või marineeritud. Tavaliselt hapukurk on ka laual, siis see kõrvits, see marineeritud kõrvits. Ja nii ongi, et ainult verivorsti ei ole. Et selle asemel meil on siis nüüd need taimsed viinerid. Ja siis me sööme ja siis hakkame kinki avama ja siis vaatame igaühte kinki avamas ja siis õhtu lõpuks tuleme koju. Aga milleni ma tahtsin tegelikult jõuda, et ma täna mõtlesin vanaema peale ja kunagi oli alati niimoodi, et 24 oli siis meie see perejõulud, kõik see, mis ma just rääkisin ja siis 25. me läksime vanaemade juurde. Me läksime alati kõigepealt mu emapoolse vanaema juurde, vanaema Eesta ja siis tema oli ära õppinud kartulivormi taimse, mida meile teha, muidu ju tavaline inimene, et sõi liha ja pidi nagu ikkagi ümber harjuma siis sellega, et meie liha ei söönud, aga jah, kartulid olid nii minu arust üks põhiasju, mida ma vanaema alati tegi erinevatel kujudel, olgu see siis ahjukartul, friikartul, siis ta tegi jõuludel meile seda kartulivormi, mingid muud köögiviljad olid seal ka, see oli väga hea see kartulivorm. Ja ikka oli hapukapsas ja midagi ikka seal laual oli veel. Ja siis vanaema juures alati telekas käis taustaks, seda mul kodus näiteks ei olnud, et mul ei olnud kodus kunagi ei raadio ega telekas ei mänginud nagu niisama, kui keegi seda ei vaadanud, aga vanaema juures käis alati köögis raadio ja elutoas telekas ja nii ka siis, kui me sinna jõuludeks läksime ja siis kuuske vanaema juures ei olnud kunagi, aga kingitused olid kuskile nagu nurka pandud, et päkapikud olid käinud seal. Ja siis me sõime, telekas käis, mingi, mis sealt siis parasjagu tuli, Mr. Bean või
või Home Alone või mis iganes, et siis nagu pooleldi sai seda vaadatud ja jutustatud. Ja no aga kuidas ma praegu mõtlen, et ikka vist kõigepealt vist nagu, kui me sinna jõudsime ikkagi hakkas kingituste avamine. Minu arust seal me avasime kingitused enne me siis sõime ja siis oli see teleka vaatamine ja siuke chill ja mõnus. Ja siis me läksime teise vanaema juurde ka veel. Ja siis seal natuke näksisime, aga noh, see oligi alati nagu teada, et meil on kõhud on sealt ühest kohast täis ja siis seal teise vanaema juures oli siuke lihtsalt natuke mingid pähkleid, rosinaid, mingid puuvilju. Siukene ja siis ka siuke jutustamine, lihtsalt chill olemine. Et sellest väga tunnen puudust ja väga igatsen, et oleks midagi veel. Et alati oli see, et see 24 oli ära, aga siis oli midagi veel oodata. Et see vanaemade juures käimine. Seda väga igatsen ja üldse vanaema väga igatsen. Just oli tema surma aastapäev natuke aega tagasi. Et 9 aastat on juba möödas tema surmast, aga ikka ta on mul väga-väga tihti mõtetes. Ta oli nii oluline osa mu elust ja üldse meie pere elust. Et ta oli alati nagu nii kaasas kõigega, nii kursis. See ei olnud mingi kauge vanaema, kes tead pooleldi ei tea, mis sul elus toimub. Ei, nagu ta teadis kõike, me rääkisime kogu aeg, teda huvitas, ta oli nagu olemas, käis külas, telefoniga rääkisime tihti. Üldse teismeeas ma käisin väga tihti vanaema juures. See oli mul lemmikasi, ma tahtsin alati nädalavahetustati vanaema juurde minna. Ta aitas mu kududa, heegeldada, me vaatasime koos suusatamist, tantsud tähtedega. Ja kui mul jalad külmetasid, ma just mäletan nagu mingid talviseid aegu, kus ma käisin tema juures, sest suvel me käisime maal. Ta oli mul siuke linnavanaema, elas Tallinnas, aga siis suvel käis oma lapsepõlve kodus ja ma käisin temaga koos siis. Ehk siis suveti me olime rohkem nagu maal, aga talveti ma käisin tema juures linnas. Ja siis mul jalalabad tihti külmetasid. Ja siis ta mudis mu jalalabasid nagu vahepeal väga pikalt mudis, et need soojaks läheksid. Ja küsis alati, mis ma süüa tahan, siis ta tegi mu lemmiktoitusid ja tegime koos pitsat ja kuidagi nagu ma ei tahtnudki vahel sealt koju minna. Et meil oli vanaemaga väga lähedane suhe ja väga-väga igatsen teda. Okei, ma pean lõpetama sellest rääkimise, väga kurvaks läheb ära. Ehk siis vist vastasin sellele toidulaua küsimusele ja kas ma pidin üldse midagi veel vastama. Ma ei tea enam midagi. Keegi küsis, et mis ripsmeduši kasutas Laura ja mis ripsmeduši kasutasin mina reisil olles, et meil olid nii ilusad ripsmed. Mina kasutan Maybellini Firework ripsmeduši ja Laura kasutab Maybellini Sky High ripsmeduši. Ja keda veel huvitab, siis Anette kasutab ka Sky High ripsmeduši, et see on nende lemmik. Mulle ka Sky High väga meeldib, aga meeldib see Firework natukene rohkem, et seda ma kannan tihedamini. No nii, okei, see on nüüd viimane küsimus. Ma ei leia siit praegu midagi väga head, aga mis mul ka seljas on, läheb sellega kokku, et küsite, et kuidas ma selle Velvedini setiga rahul olen. No olen rahul. Selles suhtes ma ei oska nagu väga palju selle kohta öelda. Ta on mõnus, ta on pehme. Ta on selline, nagu ta piltidel välja näeb. Mina olen 1,68 pikk ja ma võtsin siis need nagu, ma ei mäleta, mis need pükste pikkuse vahemikud olid, aga ma võtsin selle teise vahemiku, kuhu nagu pikkuse poolest ma sobitun. Nendega on niimoodi, et kui ma ilma jalanõuta kõnnin, siis nad on nagu natuke lohisevad ja jäävad kanna alla. Aga kui ma paneksin siia, te teate, mul on mingi enamusala, nad on mingisuguse nagu kõrgema või platvorm tallaga, siis nad jäävad väga ilusad. Et see on natukene siukene, et kuidas sa tahad, et sul need püksid oleksid. Ja ta on nii kallis set tõesti, et ma ei tea, kas ta peab nüüd nii kallis olema. Samas ma saan aru, et nagu väike ettevõtte, ma ei tea, kas nad toodavad Eestis. Ühesõnaga siis muidugi see hind tulebki on ju kõrge, kui nad tõesti toodavad Eestis ja et ei ole mingi masstoodang. Nii et tegelikult ma ei hakka selle hinnasta kui igaüks nii, nagu nad tahavad. Kes tahab osta, see ostab. Et mina olen igatahes rahul selle ostuga. Et seda ma vist tahtsin põhiliselt öelda. Suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba homme.